huvitav, mis me tegema. Mõtlesin me aga videot enne tegema, kui ma olen kõik tomatid kasvaanesse taanud. Need on mu viimased. Kõik potid asjad on juba eest ära kiskunud. Juba tassisin kõik siia. Ja siis saatist. Anja. Ja siis ma ostsin seda. Vihmaussi on mingi something sõnnik. Proovime seda. Kellele ma seda kasvatan? Ma ei tea. Peaks midagi sellest tegema. Enne seda niikuinii ei võta, kui lihtsalt tuled ja võtad ja siis sööd ära. Ma olen vist toon kastekannuga natuke vett, et need juurepallikesed oleks head niisked, sest eelmine aasta need ei olnud ja mul on see aasta jälle mega kuivad, sest nad on mega suured ja ma kogu aeg iga päev kastan, aga eile mul vist jäi vahele, ma arvan. Sest viimati, kui ma vaatasin, olid need mega märjad. Eile ma käisin vist ülevalt vaatamas neid taime, aga seal mul tomateid ei olnud, seal olid ainult kurgitaimed mu meelest. Seekord oli palju lihtsam neid tomateid siia tuua. Ma ei oska öelda, kas neid on vähem see aasta või? Mulle tundub, et neid on nii vähe, sest eelmine aasta mul oli mingi mega täis. Aga ma hakkan igast nüüd sorteerima täpselt sortide järgi, kui mitu mul mida on, ja siis ma pean hakkama mõtlema, kuidas ma nad siia panen. Aga kõige hullem osa on möödas selle siia toomine. Eelmine aasta oli veel see, et mul oli tomatid üleval. Ehk see tähendas seda, et ma pidin trepist käima veel edasi-tagasi, et need siia kasvuhoonesse saada. Ma pean käru pealt need viimased ka ära võtma, sest meil on mega tuul. Täna ma tõin neid tomateid kasvuhoonesse, siis ma mõtlesin, et minu meelest eelmine aasta oli täpselt sama teema, kui ma hakkasin istutama, meil oli mega tuul. Ja kui need taimed on nii suured, no eriti siin mingid sordid, mis need on hästi pikad sordid. Siin on see ka, näiteks see honeycomb, see on ka see kollaste tomatitega hästi kõrge sort. Need on mingi eriti pikad, sest kui ma vaatasin näiteks Hiiumaa tomatit, siis see on mingi mega jäme tutsakas sükane, jumala okei. Et ilmselt see on mingi sordi vähe, eks ju. Neid annab siit tuua, kui see tuul on sükane, et nad viib mind minema. Nagu näha, siis seda äärt ma ei ole siiski jõudnud ära koristada, aga ma arvan, et ma panen kinde kätte, ma vähemalt tirin need välja, sest muidu vaata pärast tomatid on ees, siis mul on nagu halvem sinna pääseda. Okei, ma panen korraks kinni ja siis sätin asjad paika. Nii. Teen nüüd korraks väikse tuuri, mis ma nüüd tegin siin. Nüüd tundub kõike palju rohkem, sest nad on laiali. Siin kasvuhoones on hullult soe. Samas astun välja, on mega tuul. Nii et see ei ole üldse hea. Siis näitan praegu niimoodi, mis mul siin siis on. Nüüd hoopis taavastus kohe. Noh, samas, mis ma siin ikka näitan. Hiiumaad on seal päris kõditab. Hiiumaad on seal 4 tükki. Seda ma pole ammu kasvatanud, see oli see Orange Queen, see oranžid, mis mulle väga meeldisid. Siin on see fiigiel. Ja siis tuli välja, et mul on siin veel 3 tükki neid. Ma ei tea, kas see oli tõesti nii hea sort, et ma olen seda nii palju pannud või ei ole lihtsalt toogu läinud. Mis ma seal ikka siis kõike siit ette loen? Eks ma hakkan proovima paigutada. Äkki ma peaks nagu pikad sordid siia keskele hoopis praegu tõstma. Mul oleks võinud seda enne teha, aga mul tuli nüüd selle peale. Sest tavaliselt need on mul siin keskel, sest siin on kõige rohkem nagu kõrgusel ruumi neil kasvada. Ja ma teen seda.
ma praegu avastasin, mingi hullult räägin siin sinuga, aga ma pole isegi mitte tööle pannud. Aga noh, ma ei ole siin eriti midagi veel teinud. Natukene tõssin juba siin mingit taimi. Kuidas võiks minna? Mul on siuke tunne, et mul on neid taimi nii palju, et ma ei tea, kuhu nad kõik peaks minema. Aga mul on terve keskmine rida veel panemata, nii et ma loodan, et liiga kuum ei ole selleks, et ma nüüd istutan. Sest noh, kui öeldakse, et ei ole hea keset päeva istutada, siis Kärt istutab ikka 1:03 või on täiesti keset päev. Keskpäev, jah. Ma pean siia äärde kurgile ka veel ruumi jätma. Sinna võib-olla mingi 2 taime veel mahutaks. See honeycombile nüüd kõik siuksed pikad rotsud või? Et kas valin pikk või veel pikem? Osad taimad on nii liiga pikad, mida nüüd kindlasti hakkavad ära veel siduma. Käisin siin tegelikult mõni päev tagasi juba kastmas. See on nii kõrvkuiv. Siis kui ma seda kasvuhoonet pesin, siis ma täiega lasin mulda ka kastsin, et ei oleks nii kuiv, aga ma ei tea. No praegu siin, vaata mul olid asjad ees, siia ma ei saanud lasta. Et võib-olla ikka teistes kohtades on natukene niiskust. Sa mõtlesin, et muidu on nagu tuha sisse hakka istuda. Mis asi oli marmanda? Kas see oli mingi punane tomat või? Kuhu ma selle panen? Üldse see sort seal, see oli see mingi narnia või valet peast. Selle on kuidagi hästi kidurad taimed. Ma mõtlen, et kui see taim on juba siukene kidur, äkki ma panen seda hoopis ainult ühte. Panen midagi või teisi. Seda ma tean, et seda fiigeli ma mõtlesin ja see tigrinod, need on need 2, mis ma kasvatasin õues. Sellepärast neid on rohkem. Ma saan sinna seina äärde panna mõne taime. Vee vist tooma enda lapussi. Kirjutada nii oma taimed. Aine. Siia kätte ruumi ma alati panen nagu siia. Ma peas ma panen. Hiiumaad ma arvasin, et ei tule välja eriti, sellepärast, et see on nii vana taim. Vana seeme. Panin 4 seemet ja tuli 4 taime nagu. Nii et vähemalt mingi 4 aastat vana on kindlasti see seeme ja täiesti 100% tuli välja, nii et väga lollikindel see
sort, ma arvan, et võib öelda sort siis. Sest nagu päris tugev seeme. Tigrino, Sweet Million Honeycomb. Seda ma olen see panna. Ma olen nii palju juba rabistanud nendega siin, et nad on juba täitsa lütsid. Mul on isegi juba õied. Näed ka. Mul on nii päike siin, et kartus. Nii. Mõtlen, mis veel puudu. Tõsta kohe neid eest ära, mis mul olemas. Mis see siin üksi on? Mis see siis Gourmandia on? Äkki see oli hoopis see punane või? Täitsa pekkis ma pean vaatama. Minu arust need ei ole kõrged, seda ma mäletan. Kõrged. Selles suhtes nagu kirstomad see ei olnud. See Marmanda, kui tahaks arvata, et see oli punane tomat. Teised kõik eest ära, et ma mahusin mõtle. Nii. Sinna ma juba panin. Sina võtsid mulle ka mingisuguse. Panen selle ka maha. On küll sihukest päikesepõletust siin saanud. See on tomat. Panen ära midagi. Läheb edasi. Siia nurka on kurgiruumi jätma. Kurgiruumi võiks rohkem olla. Siia kohta jääks veel isegi üks koht. Sest need kasvavad kõrgeks niikuinii. Nüüd ma alati tipin vähe tihedamalt seina nendesse äärtesse. Ma nii tihti tihedalt ei pane. Kuigi ma vaatan, et seal pool on minu just tihedamini isegi. Sellest tuulest. Ma ei saa siit panna seda. Nii jõhker tuul on lihtsalt nagu... Ma pidin siit tuppa tooma tagasi. Ma loodan, et see siir ei kuku. Ma ei saa kasvuanuust kinni ka panna, sest ma suren siia ära. Vaatame, kuidas ma selle kätte saan siit selle maltse. Teiselt poolt peaks ka tegelikult ära võtma, aga praegu ma ei raiska aega.
Vaata, kui ilusaks läks enne. Nii õudne seal. Ma räägin teiselt poolt nüüd ka. Võiks tegelikult ära võtta, ma arvan, et sealt ei tule nii kergelt. Kui ma sind panen, selle ümber ei kukku. See on lähemale hoopis. Nüüd on mõned asjad ka, mis ma siin kõik kohtusin panen. Nii, see on sõnnik. Sellega ei tohiks midagi juhtuda, kui taime vastu läheb või selle juure vastu. Siin ütleb, et ära kasuta teiste väetistega koos. Nagu see tigu on siin palju. Kus nüüd saab siis? Teda nii eriti palju siin sellele kasvuhoonele läks ilmselt, ma ei tea, kui palju kohe. Läks peanud selle suure koti otsus. Ma tahan enne katsetada, mis asi siis selline on üldse. Ma ei tea, mis see siis on. Pood on täis igasuguseid erinevaid mingid väetisi ja ma ei tea, mingid ökosmökod, mingid vihmaussi asjad ja ma ei tea mida, aga kõik on nagu nii võõras, et ma ei oska neid kasutada. Peab vett panema. Rohkem lahti tulla, ta on nii vähe lahti. Ei oska, ei tea sellest. No muidugi. Ta läks juba väga palju rohkem lahti, aga keegi on siin näppimast käinud. Osa taga oli siin kinni, selle ukse ääre taga. Ja siis ma mõtlen, miks mu taimed kõrbavad siin. Tõesti. Teiga siia tooma. Ma arvan, et ma jõuan seda vett siin tassida veel oksani. Kuidas ma eelmine aasta panin sildid? Mäletad kõik? Jõhkralt sipalgaid. Korralikult kasvama hakkama siin. Sipelgad ma arvan ära.
2 esimest on tehtud. 100 on veel minna. Okei, 100 ei ole päris. Pausi, mul on jäänud vett. Ma vedasin, ma käisin vahepeal taastumas natuke. Seal. Hakkab looma. Tuli vahepeal teada, et mu mälu on jälle täis, nii et ma ei tea, kui palju ma siin filmida saan, siis ma kustutasin selle eelmise suure video ära, et äkki ta laseb ikka filmida, sest ilmselgelt 800 pilti, mis ma eile ära kustutasin, ei ole piisav, et ma videot saaks ikkagi teha. Ma pean oma keskmist rida alustama siit poolt. Või on äkki see, et ma ikkagi jätan siia nurka natuke ruumi, mis on paar paprikat sinna hoida ja surun nad ikkagi kõik sinna poole. Ma olin juba enne segaduses sellega. Midagi pole paranenud. Nüüd laseb 2 sekundit teha, ma sain kuskilt midagi ära kustutanud. Ma igatahes ma lõpetasin nüüd ära. Nii palju ma sain tehtud, kõik on istutatud. Igal ühele panin natukene vett ka, nii et äkki on okei praegu, sest ma pean kiirustama linna tantsima. Ma ei tea, päris okk tuli. Siit näitab isegi, et nagu et siin oleks mingi hullult palju ruumi, aga tegelikult siin nii palju ruumi ei ole. Mul on nagu see kaugelt vaadavat. Aga tomatid sain maha, mis on nagu okei. Seda ma tahtsingi. Saaks nii paljugi. Ma saan õhtupoole veel tulla kasta igaks juhuks üle. Ma küll panin nagu vett sinna alla ka, kus nagu ikka väga kuiv oli siia sellesse ritta. Aga äärmised ei olnud nii hullult kuiv, nii et praegu on okei. Eks vaatab, mis siin õhtupoole saab. See on meelelangust kontrolltöö. Homme, nii et ma peab seda hakkama vaatama. Aga no ma pean midagi välja tulema ikka tegema, sest mul jäävad asjad praegu siin välja koristamata. Tomatid, mis üle jäävad, ma pean nii praegu siia kasvuhoonesse tagasi tõstma. Kui nendest üldse peale seda tuult midagi järgi jääb siin. Aga ma tahaks ikka kurgid ka täna maha saada. Siis oleks nagu kasvuhoones kõik okei, vaata. Sest paprikatega ma ilmselt ei jõua täna tegeleda. Vaatab, kuidas see homme hommikupoole viitsimist on, kas ma viitsin kohe hommikul hakata siin kappama. Kuule, aga praegu lõpetame.